Kui me oleme ära parandanud pealkirja raudsed eesriided läbi ajastute, juba pealkirjast nokitsesin ära sellise suurepärase asja nagu liitsõna eesriie ja raudseks eesriideks on kõigil ajastutel nimetatud erinevatel põhjustel liikumiste piiramist. Raudne eesriie ja siis, kui on hardcore versioon ehk siis kinni lausa pannakse isemõtlejad, vabadusvõitlejad, siis nemad on nautinud Rootsi kardinaid. No nii, raudsed eesriided läbi ajastute, mõttekriips kaheosalise pealkirja puhul, selleks et ei oleks liiga palju komasid, me kasutame pigem mõttekriipsu. Ja küsimus, kuidas sinu vanematel päriselt läheb, on nüüd kaasa toonud juba päris mitmeid õpilaste kirjatöid, mis näitavad, et ega me ei tea. Mina ka ei tea. Seda ma tean, et isa on surnud, aga kuidas päriselt Ameerikas minu emmel läheb, ma ei tea. Kirjavahemärgid kokku lahkud, nagu ikka saavad sündima, siis me vastame küsimustele, millest räägib kirjanik Tiia Toomet. Kasutasin oma tekstis Tiia teksti tsitaatideks, tsitaadid tõstavad väärikust, kaalukust, massi ka. Mida sümboliseerivad puugid? Kes on puugid otseses ja metafoorses mõttes? Puuk on põhimõtteliselt vereimeja, nagu me teame, need väikesed vastikud putukad levitavad hulka haigusi, aga tegelikult rahva traditsioonis oli puuk väga palju suurem elukas. Ta oli midagi luupainaja ja krati vahepealset. Ja siis, mida tähendab number 7 sinu jaoks? Kõik me laulame päris reipalt kaasa Justamendi Toomas Lunge häälega esitatud laulu. 7 on sinu, sest peas on tal valjad, sadul on seljas ja rauad on haljad. Aga meil on ka kirjandusteos Made Kalda 7 tähte taevas sõelas. Meil on 7 kitsetalle, 7 pöialpoissi. Kirjandus on 7 täis. Ja peale selle on ta ingellik number, õnne toov number väidetavasti. Nii et sina saad oma 7-st rääkida ja siis sa saad vastata küsimusele, kuidas sinu vanematel päriselt läheb. Saad kirjutada kas neist või neile. Meie hulgas on palju inimesi, kelle on üles kasvatanud üks vanematest siis kumb, kas ema või isa, ka niipidi. Ja eks ka see üksikvanema elu on üks asi, millest on lastel tagantjärel targana hoopis teine arusaamine kui siis, kui see on parasjagu käsil. Siis see juhatus algab ebatavaliselt meil otsekõnega. See tähendab, et päris rea alguses, teksti alguses on jutumärgid. Jutumärgid algavad, minu ema saab alati hakkama, koma, ja jutumärgid kinni, kui see lause lõpeks punktiga, siis otsekõne puhul saab punktist koma. Sellepärast üks sõna, koma, et senised kogemused näitavad koolon. Me ei saa toppida tervet lauset komasid täis, kasutame koolonit. Saab, koma, nii nagu said hakkama tema ema ja tema ema ja ema
minul oli originaalis vot just sedasiviisi lahku kirjutatud. See rõhutab seda emade üksteise järel tulemist, et ei ole mitte vanaemade jada, vaid see, kes praegu on, tema ju konkreetselt on ikkagi ema ja emal oli ema ja temal oli ema. See on päris müstiline jada. Aga selleks pead olema suhteliselt vana, et seda aduda. Oleme läbi kõigi ajastute saanud hakkama raudsete eesriiete üks sõna, nagu pealkirjas sissejuhatuses ka, trotsimisega ega ole küsinud, kuidas vanematel päriselt läheb ja ning ega või nende ette, ei käi. Ühtlasi on meid dresseeritud mitte abi küsima. See on eestlastele väga-väga ränk koorem varjata seda, kui oled hädas, varjata seda, kui sa ei jaksa, varjata seda, kui kontod on tühjad. Peaasi, et naaber teada ei saaks, eks ole. Pisut pikem kui tavapäraselt on meil sissejuhatus, ta on lausa 2-lõiguline, sest kole tähtsad asjad oli vaja kõik ära mahutada sinna sissejuhatusse. 2026. punkt, järgarv, aasta maikuus, üks sõna, maikuu, lehekuu. Kuulame pooli kõrvu, see on üks sõna kaarekesega kokku, pooli sui, pooli hääli, pooli kõrvu. Niisugused väljendid kõik on meil liitsõnad. Ja meie kuulame prognoose, et uus lockdown on tulemas. See lockdown on meil nii ära kodustatud sõna, et ta näebki välja täpselt seesugune eestikeelse kirjapildiga. Ja ühtlasi räägitakse arstide, teadlaste, visionääride pöördumistes, et uue pandeemia põhjus on COVID. Selles mõttes, et hanta viiruse sünnitas see koroona, mis meil oli. Aga nüüd me juba oskame, nüüd me juba teame, kuidas see käib, kui kogu elu toimub kodus. Seilasime, teame. Ahah, üks haš, nagu näed. Ahah, jälle, ohoh, ikka üks ha. Kas tuleb prognoositav kliimapõhine kokku päikesekaarekesega, kliimapõhine lennuliikluse üks sõna peatamine, kusjuures triipe taevasse tirivatel lennukitel on ikka kütust. Nii et meil oli laupäeva hommikul igal pool vaadeldav halo päikesepaiste läbi raskemetallide kardina. Nii ilus vä. Oli ta jee. Või väidetavalt juba mõnda aega karpide kaupa külvatavate puukidega levitatav epideemia, mille vastu on loomulikult juba vaktsiinid välja töötatud. Kes selle pealt kõige rohkem teenib? Bill Gates. Toiduahelas Microsofti Bill on kokku ostnud meeletud maa-alad ja tema doseerib meile siis nii vaktsiine kui toitu ja meie teeme kõike, mida papa Gates tahab. Hästi armas taedu. Alapealkirjad on tingitud sellest, et tegemist on arvamuslooga ja ka alapealkirjade lõpus punkte ei ole, nii nagu päris pealkirja lõpus ka mitte. Üksteisest üks sõna, kaugemal kui Ameerika, võrdlev kui selle ette meil koma ei käi.
Tegelikult on kõige puugimad puukijad meie enese eelarvamused, üks sõna, termin, arvamuse sort. Eelarvamused, mille kõrval Bill Gatesi nanotehniline üks sõna, nano, giga, mega, tera, mis iganes mõõtühik seal ees on, alati need kirjutatakse põhisõnaga kokku. Massihävitus, üks sõna, hävituse liik ja seegi on poisike. Paiskame õhku aktsioome, aktsioom on raudne kivisse raiutud väide, vastu vaidlemisele ei kuulu. Ja klišeesid, need on siis stambid, standardid, prototüübid, mille puhul me isegi ei mõtle, miks me neid järgime, sisse on kasvatatud, aga tegelikult täitsa asjata. Aktsioome ja klišeesid, eelarvamusi üks sõna ja stereotüüpe ega vaevu küsima, kuidas seisud tegelikult on. Me ei küsi emadelt, mis värk on ning isad on nagunii kas ära või surnud. Vastame teiste poolosavõtlikule, poolosavõtlik, kõik 3 sõna koos, viisakus küsimusele, üks sõna, poolitusmärk alati rea lõpus. Niisiis viisakus küsimus, kuidas su emal ka läheb, ta niikuinii ei kuula, mis sa vastad. See ongi pool viisakus küsimus. Ja kuidas su vanematel jutumärgid algavad, see on otsekõne. Mu ema on seal teisel pool, võib olla nii koos kui lahus. Maakera on igal juhul koos, üks sõna. Veel on koos, kuni õhku ei ole lastud. Teisel pool maakera terve, nooruslik, ilus, jutumärgid kinni. Olen oma laste silmis samasugune, üks sõna, teadagi, komplekt, sama kauge kui Ameerika. Iseenese üks sõna, eeldustele ja ootustele ei vasta ju ka. Mõttekriips, olemata olnud täiuslikult traditsiooniline ema või vanaema ei küsi oma stiilselt viisikult abiga. Saan ise, ei saa. Kuidas nad ise ei taipa ega märka, eks ole. Tänavuse eesti keele riigieksami üks sõna, eksamitase. Riigieksami esimese teema lugemisülesandeks, kõik 3 sõna koos. Lugemisülesandeks olnud tekst Tiia Toometilt tabas sirgelt südant. Ja siit tuleb tsitaat. Ma nokkisin ta jupikesteks, sest siin oli nii palju toredaid sõnastamisi. Tsitaat algab täpselt samamoodi nagu otsekõne kooloniga ja jutumärkidega. Nii siis tabas sirgelt südant, jutumärgid algavad ja Tiia Toomet räägib. Minu koolieelse üks sõna, lapsepõlve, loomulikult kokku, sest muidu tekiks meil väikese inimese keha osa. Lapsepõlve aja, see on veel 3 sõnaga koos. Lapsepõlve aja, tehtud. Kõige tähtsam inimene oli vanaema. Otsisin albumist vanaema foto ja uurisin seda. Siis korraga midagi juhtus ja fotolt vaatas mulle vastu mu enda nägu. Polnud mingit kahtlust, Mina oleks siin pannud kooloni, aga Tiia Toometil oli seal koma. Jääb nii, autoriõigust teate.
Vanaemal ja minul oli sama nägu, koma, ainult mina olin enda oma soengu. Need loetelu sisse käivad komad jätsin alles. Soengu meigikirju pusa teksapükste ja tossude taha ära peitnud. Võib ju olla, koma, et minul vedas rohkem ja vanaema tõmbas viletsama loosi. Teate, need meie vanaemad ja vanavanaemad käisid sageli läbi 2 maailmasõja. Oe. Ja siis, kes siin loosi tõmbas, sündisid nagu õnnestus, eks. Aga lõpuks jõudsime ikka välja samasse kohta. Lapse laste poolt vaadates ei paistagi nii tähtis, koma, mida vanaema oma elu ajal, pigem kokku. Ei ole väga hull viga jätta see oma elu ajal lahku, aga koos on parem. Mida tema tegi või kus ta käia jõudis, mõttekriips. Oluline on, koma, et ta andis teatepulga üks sõna, kujund selline, üle, koma, lasi elul enda kaudu edasi minna kõigisse neisse, koma, kes läbi minu tulnud ja veel tulevad, jutumärgid kinni. Kui sündis minu 5. laps, pidi tema nimi olema Indira Linda. Põhjus, miks sellest miskit välja ei tulnud, on mu selja taga tahvli peal Linda Murutar, hüüdnimega Vaalakütt. Oli nii karm tädi, et ülejäänud elus Murutarid ei tahtnud, et väike beebi oleks Linda. Veel enam ka minu vanaema oli Linda, see on Kalevipoja ema nimi, teame küll. Ja mida meie siis Linda kohta loeme? Kalevipoja ema nimesse ristitud on Murutaride vanavanaemad, 2 Lindat, neist ühe tegi Tallinnas Kalarannas üks sõna, rannaliik, randunud kalalaeva üks sõna, Suller, rahvuselt norrakas. Norrakas väikese tähega ja enamasti me ei kipu seda rahvust nimetama norralaseks, on norrakas. Jah, näe, elasid kord 4 õde, see on nagu kurvas muinasjutus, 4 õde, rea lõpus kindlasti, kellest 3 jäid vanatüdrukuteks, üks sõna, ja üks sai lapse viikingiga, kes võttis temalt, õmblejannalt sõrmuste ostmiseks raha ja seilas minema. Sõrmused, teadagi, on olnud aegadel hädavajalik, et mitte olla ära narritud, pattu langenud ja häbi sees. Praegu sünnib väga suur osa lapsi, enesestmõistetavalt väljaspool abielu. Tookord see oli koll ja kole, oi. Teismelisena läks vallaslaps, üks sõna, Inglismaale tööle, ent tuli teda üksinda kasvatanud ema haiguse tõttu tagasi ning abiellus end raudse eesriide üks sõna taha. Minu ema sündis 7. see on järgarv, septembril 1939, üsna koos teise maailmasõjaga, kõik 3 sõna koos. Ja ma vaatan praegu avalikus ruumis ringi veerevaid kõhukesi
tulevasi emmesid, kes ootavad ka praegu beebisid, sest elu tahab alati edasiviimist ka siis, kui on võimalik, et juba mõnda aega meil käsil 3. maailmasõda. Niisiis, vanaisa Tohvelmann ei viinud oma peret vanaema Linda palvel pagulaspaati üks sõna. See hukkas ka selle abielu, üks tahtis reisida, teine kodus olla. No nii ei saa rallit sõita. Ning tänu sellele oli minu lapsepõlve üks sõna, mitte väikese inimese kehaosa ikka endiselt. Lapsepõlve Tallinn esmalt Ujula tänava ühiskorteris, üks sõna. Ühiskorter, teate, oli selline sürrealistlik nähtus, et igas mitmetoalise korteri toas elas perekond, kes kõik kasutasid üht ja sama kööki ja kempsu. Nii et kujutage ette, kui toredad suhted sellistes ühiskorterites olid. Ühiskorteris, siis Välja tänava 9-korruselises üks sõna ja kuna 9 on meil jäänud rea lõppu, tuleb sinna see poolitusmärk. 9-korruselises ning suved Häädemeeste ja Kabli vahel maal. Sekka rongisõidud üks sõna, Krimmi, mis on nüüd absurdne, keegi ei lähe sõdivasse Krimmi, eks, kes see tahab saada seal ballistilist ründeraketti või midagi koos päiksepistega. Ei, aitäh. Aga siis me käisime Krimmis sageli rongiga. Kui olin 12-aastane kokku, 5 hiljem Kaspia merel uppunud laev Lermontov, laevade nimed on arusaadavalt meil jutumärkide sees, muidu me ei saaks aru, mis poeet meil uppus, nii nagu ka Estonia on jutumärkide sees. Ja see laev viis minu viikingist vanaema ära USA-sse, kus ta elas pärast lõpuks ometi kogu maailma üks sõna läbi seiklemist, jääb lahku. 97-aastaseks. Seal vahel on sidekriips. Eriline jama oli see, et mu vanaema Linda oli 10 viimast aastat jalust halvatud ja pime ja mõistust täiesti korras. Kas me sellist eluõhtut sooviksime? Tahaks kaua elada, aga kaua olla ka 17-aastase tervisega, eks? Hihi. Teine Linda, murutar. See on see tädi, kes mul selja taga seina peal on. Tegi koos Edgar Spriidiga. Edgar Spriit on näitleja, lavastaja Eero Spriidi isa. Hilisem ajakirja Pikker kauane peatoimetaja. Aga alguses tegid nad koos ajalehte üks sõna, Pärnu kommunist. Võt nii, ütleme otse välja, kommunist. Ning edasi Setumaale asudes kasvatas filosoofist poeg Asserile setu identiteedi, ehkki geenides oli ka sõjasaagiks üks sõna, sõjasaagiks toodud pärslanna. Umbkeelsena toodi sõjast Eestisse pärslanna. Kujutage ette, et selline jama juhtub sinuga, puhkeb sõda, tulevad sõdurid, vaatavad sind täitsa kobe ja viivad ei tea kuhu. Ja siis sa kohaned ja siis sa saad selle rahva esiemaks. No niisiis pärslanna ning inuiti ja prantsuse tänavate geene näitab
My Heritage test on jutuks olnud, see on tänapäevane kirikuraamat. Geeni My Heritage näitab ka sulle mõõduka summa eest, millest sa kokku oled pandud. Siis vähemalt tead öelda, ma ei saa, ma pean laisk olema. Türklane on geenides, näiteks. Nali. Kuna taevariigi üks sõna, riigiliik, termin, seaduste peegeldusena visioneeritud kommunism on äärmuslikult pekki keeratud, verre uputatud ja kõveraks väänatud, hoidugem sõnastamast, kui väga, üks sõna, kui väga. Kuna ta on üks sõna, siis poolitusmärk rea lõpus on erinevatel ajastutel usutud muinasjuttude üks sõna, need muinasjutud, õnnelikesse lõppudesse, mõttekriips, nagu tänagi. Minu isa kui südameüdini, üks sõna, südameüdi. Muinasjutu tegelane, kõik 3 sõna koos, oma nukuteatri, üks sõna, muidu oleks ühe nukuteater, nukuteatri ja romantiliste lavarollidega kokku, suri üsna kohe pärast vanema venna lahkumist kurvastusse, ema aga järgnes oma emale Floridasse just laulva revolutsiooni ajal, kui kõik teised ära hüpanud üks sõna, tulid riburada kokku tagasi. Kuna ma ei läinud temaga, vaid mehele ja sain emaks, suusatasime risti. Ning meil on olnud varsti 40 aastat vaid harvad kohtumised. Selles lõigus on, õieti pikas lauses on 2 moodi sõna vaid. Üks on tähenduses ainult, see on ilma komata ja vastandav vaid on komaga. Vaid harvad kohtumised ja üksikud kõned kui asjalikud arupärimised, üks sõna. Ta ei oska teisiti, ka mina ei oska olla teistsugune, üks sõna, ema ja vanaema kui olen. Mõttekriips, ega peagi. Kuna olen mina ja ainult mina, ei ole mul õigust ei isa ega ema teistsugune olemist, kõik 3 sõna koos, teistsugune olemist me kõigi käest nõuame. Sõbra käest, pruudi käest, ema käest. Aga miks sa oled selline, nagu sa oled? Ma tahtsin teistsugust. Ei saanud. Arvasin, et 5 lapse üles kasvatamine, oi, siin on näpukas, ennu ei ole, assa, hakkas olema üleskasvatamine. See võib olla nii koos kui lahus, see üleskasvatamine ennuga saab olema ühine lugu. Siin saab olla nüüd kas koma või mõttekriips. Tegelikult on 5 oma lugu. Oletasin, et kujuneb meeskond, ent reaalselt on stiilne viisik. Ilma pidi, üks sõna, juukseid pidi, kätt pidi, ilma pidi, need me kirjutame alati kokku. Ilma pidi laiali ning igaüks, üks sõna, meist heitleb oma võitlusi ise. On juhitud tähelepanu, kui oluline erinevus on sõnadel üksi ja ise. Ise on vägev, üksi on selline äpu, ma ei saa. No vot, niisiis ise. Kõigil meil on sedasi. Mõttekriips, ei olnud vaja perekommuuni üks sõna kavandada.
ja see on reaalselt kõigil nii. Eesti on kaetud liiga suurte majade vaibaga, võib öelda. Nüüd on lastetuks kahanev Maarjamaa kaetud ülemäära üks sõna suurtes ja kulukates villade, kaetud ülemäära suurte. Siin ei ole üldse essusid lõpus, mingi läti keel. No vot, vaata kui tore on lugeda oma enda teksti mitmepäevase vahega. Leiad ise üles väga veidrad asjad. Nii siis, ülemäära suurte ja kulukate villade kurva, üksildaste, vananejate võrgustikuga piiks-viiks 7. See on üks hea sõna ja number. Selles sõnas endas juba on nii palju väge. 7 põlve patte nuheldavat piibli väitel meile kaela, tänased teejuhid, coachid, gurud. Coach viimasel ajal kirjutataksegi nagu hääldatakse. Müüvad selleks tarkust nii ema sidekriips kui isaliinide üks sõna. See tähendab, et siin on 2 liitsõna, emaliinid ja isaliinid ja nende tervendust saab kalli raha eest osta. Nii armas. Kaua sa kannatad kurbade naeru? See on laulust, nagu sa ilmselt tead, Justament. Vot just. Ja Justamendi ilma jutumärkideta on meil ansamblid. Laulus soovitatud võtmete kaevu viskamise asemel on aeg selle nuhtlemise lõpetamiseks. Alustuseks sobib näiteks lühendid eesti keeles on meil ilma punktita. Näiteks pliiatsiga pai tegemine iseendale. Üks sõna. Mõttekriips. Ka sinul on oma väärtuse üles kirjutamiseks vähemalt 7 põhjust. Oled ju olnud parim võimalik. See, et sa õhtul voodis mõtled oma päeva peale stiilis nii palju jäi tegemata, ma olen nii kõlbmatu, ei ole enda suhtes õiglane. Me tegelikult oleme iga päev, igal hetkel, praegu siin ka oma parim võimalik versioon. Aga ise ei usu seda, 7. on sinu. Ja siis ma pean endale tegema pliiatsiga kohe pai, eks ole. Olen üles ehitanud 7 talu, kus elavad uued pered. On reeglina palju lapsi saanud ja kutsikaid. Südamesalu kodus viivitan merekonteinerist üks sõna, konteineri liik, ehitatud talli ümber laudise paigaldamisega. Oleks kena, aga... Ja mis aga? Paigaldamisega sest kui sõda tuleb, nii palju meile seda sisendatakse kõigist avaliku ruumi meediakanalitest, et sa jätadki endale taganemistee targu. Sest kui mõttekriips, nagu sõjaäri üks sõna lubab, mõttekriips, saab selle maist vara täis pakkida, nagu sul oleks seda kõike vaja, eks. Ja tuled tagumikku võtta. Jumalaga, Linda, lumivalgeke ja 7 pöialpoissi. Äraminekut kavandades tegelikult ei sina ega mina päriselt seda ei mõtle. Me ei taha Eestist alaliselt ära minna. Reisida küll ja sellega oleks ka praegu mõistlik olla ettevaatlik. Igast asju hulgub õhus, olete ju märganud. 7 nahka koorib riik, autor näitab oma suhtumist nende jutumärkidega. Nii meilt
kui ilusalt Isamaalt üks sõna ning tegelikult me ei tea, kui raske on naabril või kolleegil. Kaplinski lese Tiia Toometi loetelu vanaema meenutades, mõttekriips, mida kõike ta teinud ja saavutanud on, mõttekriips. Oi, ma armastan mõttekriipse, see on nii turvaline kirjavahemärk, ta ei lähe mitte kunagi valesti. Tõi mulle enese pliiatsiga turgutajale märgilise mälupildi, üks sõna ja naljakas ka. Käisin kroonikapeol, nüüd varsti on jälle edevuse laat. Kroonikapeol koos tuulerõuge järgselt, kõik 3 sõna koos, haigus, tuulerõuged, üks sõna niikuinii, aga tuulerõuge järgne on kõik 3 sõna koos. Briljantrohelisega potsutatakse ju neid tuulerõuge ville ja need ei lähe 100 aastat ära. Ja siis ma läksingi tuulerõuge rohelise täpiliste lastega, mõttekriips. Nad ongi mul värvika taborina alati kõikjal kaasas olnud, mõttekriips. Ning koduteel üks sõna, jäime öisesse tuisuvaalu, üks sõna kinni, seda koma on rea lõpus. Kuidas lasterikas, üks sõna, taluperenaine, üks sõna, taluperenaine, kõik 3 sõna koos, õhtukleidi, üks sõna ja kontsakingadega, üks sõna, lumehangest, üks sõna, autot, plastkelgu, üks sõna, abil välja kühveldas, seltskonna kroonika, kõik 3 sõna koos, ei tea. Need lapsed olid Brigitta ja Aleksander. Ise lasterikkad nüüd, aga siis olid rohelised äpilised ja meil oli õnneks salvokelk, sellega sai lumehange laiali loopida. Ja lõppsõna kõlab see edasi. Oluline on, et lastele on kätte õpetatud kõik tööriistad, üks sõna ja kõigi koduloomade üks sõna. Eluring kokku, koolon. Loodetavasti ei ole ka sinu pärijad ainult pöidlalihast, üks sõna liigutab X generatsioon. Selle kasvatas meile suurepäraselt Covidi lockdown, ega peale pöidla eriti palju ju meil ei liigu või mis. Jah, pannkoogi vanaema, see kõik on üks sõna. Kui me ei kirjutaks pannkoogi vanaema üheks sõnaks, siis oleks vanaema pannkoogil. Aga pannkoogi vanaema on see klassika. Põllega pühapäeviti pliidi ees. Ups. Pannkoogi vanaema ja muinasjuttu üks sõna vestva piibuga vanaisa. Prototüüp on nostalgiliselt nunnu, aga nüüd on meie vanaisa prototüüp Bill Gates, eks ole. 7 mehe ees töötav mummi ei ole ka kodus olles kodus, vaid on lapselastele siin ja praegu ilmuv, kaduv, kirjutame kokku. Vaid videokõnedes üks sõna, siin on taas ühes lauses kahtmoodi vaid, üks on komaga ja teine ilma komata vaid. Oluline on iseennast, üks sõna, aktsepteerida. See on sinu põlvkonnal veel tähtsam kui nendel, kellel on parim enne varsti möödas. Igal ühel on sinu suhtes ootused, klišeed, arvamused, mismoodi rikkaks ja õnnelikuks sina pead tingimata saama.
aga oma õnnevalemit tead sa ainult ise. ja mis siis on see autor öelnud? Iseennast aktsepteerida, mõttekriips. Jumal kavandas inimese õnnelikuna, iga sellest erinev seisund kuulub muutmisele. Armastagem tingimusteta. Hüüumärgi põhjus on see, et see on pisikene käsukesekene. ja sina saad anda endale nüüd töökäsu. Nipa-napa siia vastad küsimustele ja siia saad kirjutada oma esivanematele, kelle tegelikust käekäigust enamasti sa mitte midagi ei tea.